Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarjas murti täna hooaja selgroog, kui 8 etapist koosneva sarja 5. osavõistlusena sõideti Jõgevamaal Kalevipoja rattamaraton. Kümnendat juubelit tähistav võidusõit sai traditsiooniliselt lähte Kuremaa mõisa külje alt. Traditsiooniliselt jagunes kogu pere üritus 3 võrdseks tähtsaks osaks. Päeval kell 12 anti start täispikale 60-kilomeetrisele maratonile. Seejärel toimusid võistluskeskuses Herkules lastesõidud. 20 minutit pärast kella 1 päeval läksid 100 rattasõbrad vallutama veel Fruit Expressi poolmaratoni, millel pikkus seekord 37 kilomeetrit. Gardena vahefiniš oli seekord juba 7. kilomeetril. Suur grupp oli veel koos, kui teiste tagant sprintis lätlane Dmitri Sorokin ja võttis võidu Peeter Pruusi ees. 3. tuli Ivo Suur ja 4. meie üks nimekamaid rattaprohve Rein Taaramäe. Tema taga veel Eesti meistri sinimustvalges särgis Peeter Tarvis ja sarja hetkeliider Gert Jõeäär ja siis veel kolmik Marku Ainsalu, Margus Sirvel ja Alges Maasikmets. Gardena vahefiniši liidriks jäi aga võrdsete punktide juures Pruus. Tema tänane teine koht annab eelise Sorokini 2/3 koha ees. Vahefiniši juures eralduski liidergrupp 9 mehega, kes mõnda aega aga ka koos sõitsid ja ülejäänute ees edu kasvatasid. Kõik eeldatavad võidu favoriidid olid siin koos. Kui läbitud olid ka esimesed tõsisemad metsa- ja soolõigud, eraldusid aga selged liidrid. Katariina teel, Hans Krohe kiirenduskilomeetri lõpus, tulid neljakesi Pruus, Tarvis, Jõeäär ja Suur. Kulus 10 sekundit üle minuti, kui kohal oli trio Margus Sirvel, Dmitri Sorokin ja Karl Arnold Vendelin. Minut 20 hiljem tuli 17-liikmeline grupp. Üllatuslikult polnud ka siin Taaramäed. Tema tuli järgmise seltskonnaga 25. kohal, veel 30 sekundit hiljem. Ma seal lonkisin tegelikult tükk aega niimoodi 20 sekundise vahepeal, aga mul tuli sadul lahti, et pidin seisma ja sadula kinni keerama, aga olenevalt sellest ma ei usu, et ma järgi oleks saanud, et tegelikult ausalt öeldama, siis see on mu esimene trenn ka see nädal, et lõpus oli kark pehme kõik. Aga Eestis sõita on ikka nagu kodune tunne? Mõnus jah, et hea vaheldus. Ma nimetan neid tasuta treeninguteks, et nagu annad täiega küll, aga sellist trennitunnet ei ole, et vaatad seda loodust ja metsa ja vahelduvad maastikud, et see on päris tore. Nii sõideti kuni kuulsa Laiuse mäeni. Seekord ei tulnud aga mäest otse üles sõita, vaid läbida see serpentiinina. Nii muutus tõus küll 600 meetri pikkuseks, ent samas ei olnud enam nii järsk. Peeter Pruus näitas, mida suudab maailma hetke top 15 mees ja vaiutas gaasi põhja. Vahe teistega kasvas iga läbitud meetriga. Mäest jõudsid duona üles äsja Europargi mäefiniši võitnud Jõeäär ja Tarvis. Ivo Suur jäi 4. neist juba tublisti maha. Kui Jõeäär jätkab kindlalt Europargi mäekuningana, siis vürthi auhinna Laiuse mäe kiireimale läbijale panigi taskusse Pruus. Tagasi Kuremaal finišis oligi kindlalt esimesena Raplamaa rattaklubi Como Velo Plus esindav Peeter Pruus. Kalevipoja rattamaraton oli talle sel hooajal 3. sõiduks siin sarjas ja nii tuli siis 3. etapivõit järjest. Aga täna tuli kõige raskemalt, ma arvan. Et olime terve aeg koos ja üritasin ennast säästa, aga alguses ikka sai pandud, üritasin vahekat võtta, aga
Sorokin võttis ära, et sain teise seekord. Ja siis me ikka panime seal vahepeal metsa vahel, panin kõik hooga ja ega teised olid ka kõvad ja ootasin seda laiust, et proovida nagu eelmine aasta samamoodi, aga tuli palju raskemalt kuidagi, et eelmine aasta tuli vahe kiiremini ja tunne oli veidi parem lõpus, aga viimased 5 on ikka üliraske. Teisena tuli väike Peeter ehk Pruusi klubikaaslane Peeter Tarvis. Pärast laiust oli ta suutnud jõe äärega vahe sisse saada ja seda hoidis ta lõpuni. Kolmandana üle joone jõudnud jõe äär jätkab aga siiski sarja liidrina Hawaii Expressi kollases liidrisärgis. Ivo Suur 4., 5. Dmitri Sorokin, 6. tõusis vanameister Alges Maasikmets. Täna Tammepärja kaela saanud Pruus siiski sarja üldvõidule ei pretendeeri, kuna profikohustused võtavad oma. See aasta ei õnnestu veel, et teised eesmärgid, et nüüd lähen Euroopasse laagrisse tiimiga ja maanteel teen Tokola-Mazovska velotuuri ja valmistun maastikuratta EM-iks, mis on 13. augustil. Rein Taaramäe lõpetas oma etteaste koos vanameistri Raido Kodaniborgiga ja sai lõpuks tasuks 8. koha. Kaotus kogunes võitjale 5 minuti jagu. Lapsepõlve iidolid. Et nii-öelda aitasin neid vanamehi lõpus, et ise ees konkurentsis ei olnud, ega siis nagu 6. 7. koha peal enam võidu ei tahtnud sõita, et ees läks lihtsalt tempo läks näite raskeks, et kruusa peal oli okei, aga metsa vahel nagu ei oska enam sõita, et vanasti veel oskasin, aga praegu ei oska enam niimoodi. Naiste arvestuses on konkurents selline, mida siin sarjas ei mäletagi. Esimesed 4 etappi võitsid 4 erinevat naist. Võit läks Subaru roosas särgis sõitnud Grete Steinburgile Mari-Liis Mõttuse ees. 3. Iiris Takkel ehk endine Õunmaa. Nimevahetus toimus just Raplamaa etapiga samal ajal. Palju õnne! 4. aga pika vahe järel kodumaad külastanud ja hetkel Portugali amatöörklubis pedaale väntav Maaris Meier. Mariga oleme see aasta üpris võrdsed, aga täna õnnestus minul peale jääda, et eks see selline põnev sõit on see aasta kogu aeg, et see ongi hea. Eks hooaja lõpus ole näha, et kes peale jääb. Herkulesi kuni 12-aastaste lastesarjas jätkas võidukäiku Karolin Surva. 5. võit järjest tähendab loomulikult ka sarja liidrisärki. Sama vanadest poistest oli kiireim Henri Valmsen, ent liidrina jätkab Christopher Märtson. Suurepärane rada ja laiuse tõus on hea, et on tehtud niimoodi sinka-vonka, et ei tapa ära. Tütar tuleb otse üles esimest korda maratonil. Tublid olid, Maris. Väikse raidulist teatuse ja... Yes. Väga tubli. Vaata, muidu tuleb otse, aga nüüd oli sinka-vonka. Otse oli väga raske. Kui liidrid läksid juba end Kurema ujulasse pesema, võttis Rein Taaramäe suuna aga taas laiuse mäe peale. Nimelt ergutas ta seal oma abikaasa Hanna Karoliinet, kes oli ette võtnud poolmaratoni läbimise. Ja ei teinud seda üldse mitte kehvasti. Lõpp-protokolli läks aeg täpselt 1 tund ja 53 minutit. Tasuks 147. koht. Laiuse mägi ongi Kalevipoja rattamaratoni üks staare olnud algusest saadik. Siin saab ennast pingutada, samas on kohal alati ergutajad ja showtegijad. Mäe otsas sai sel aastal soovi korral liiva peal pikutada ja võtta tavasöökidele lisaks Jõgevamaale iseloomuliku küüslaugu napsi. Ja uudne mäe vallutamise viis tundus ka harrastajatele meeltmööda olevat. Ei
rada oli okei. Laiuse parem oli hästi siuke teraväkiline. Nüüd see venitati hästi pikaks. Et tegelikult oli nagu natuke kergem. Ei, väga hea. Nagu suusatamises juba. Ei, see on väga hea. Parem kui eelmine aasta. Huvitavam, mõnusam. Ei ole järjest üles punnimine, vaid tuled nii mõnusalt laugelt. Meeldis. Sai mõlemat, nii loodust nautida või võidu sõita, et kõige raskem osa ilmselt oli see serpentiin, mis seal oli 600 meetrit üles, et see oli kõige raskem ja kõige väljakutsuvam nii-öelda. Täitsa okei. Aga jäiga kahvliga. Natukene liiga hüppava. Oli kõik ära, nii muda kui kruusa ja super. Oli küll mudasid kohti, aga kõik oli läbitav, ei olnud probleemi. Ma ootasin, et rada on raskem, aga tegelikult oli täitsa normaalne sõita, ütleme nii. Selle vahepeal oli põlvini ja rummuni täitsa muda ja raba, et rohkem jooksuvõistlus oli vahepeal. Läks väga hästi. Arvasime, et on lihtsam, aga ei tasu alahinnata. Kruusa lõike absoluutselt. Lõpetasin. Aga minul läks hästi lühike maa ja tegelikult väga rahule jäin. Ma sain tehtud ilusti. Väga raske oli. Meil on oma firma tiim ja ütleme niimoodi, et toetame üksteist alati, nii et eesmärk on alati lõpuni jõuda tervelt, elusalt ja natuke ikka nautida ka, nii et absoluutselt. Mul ei tea midagi. Mina võtan selle positiivse osa siis, nii et mina olen see kaaselaja, nii et ergutaja. Mul ka hinges positiivne, aga välja ei tule midagi. Et ütleme niimoodi, et see on tiimitöö. Mõnsa oli. Veitsa poliseks läks vahepeal, aga ära tegin. See tunne peal, see sõit on lihtsalt vapustav. Praegu on siuke chill alla. See on väga hea rada, üks paremaid Estonian Cupil. Minu meelest need pikad laskumised ja need mõnusad pikad tõusud võtavad ikka mõnusad võhmale. Jõgevamaa vooredelt on nüüd aeg liikuda järjest lõuna poole. 12. augustil sõidetakse rattamaratoni Tartumaal Lähtel, mis järel sama kuu lõpus asutakse üle mitme aasta taas stardijoonele Otepääl. Seniks ilusat suve jätku. Kohtumiseni!